ma olin täitsa positiivselt üllatunud. Teades Mojitost oli see, mul ei ole praegu sõnu. Oi, nad on siia veel mingisuguse üllatuse pannud mulle. Kevadine varahommik, natuke karge, sest tegelikult oleks küll äge olla ja kunagi tulevikus selline vanaema, kes oskab kududa. Tere tulemast tänasesse vlogi, käes on 14. detsember. Ma juba hakkasin ütlema tere hommikust, aga ma arvan, et me saame isegi siit taustast aru, et hommik enam ei ole. Päike hakkab loojuma, kell on 3 päeval ja ma olen tegelenud monteerimisega, tööasjadega natukene ja võtnud suht chillilt. Nüüd ma panin ennast korda ja istusin maha, et avada advendikalender. Clarence'i Grow Flash Cream Mask. Selline Instant Tightening, Firming and Glow Booster. Põnev. Unustasin täna testida seda hela roosat põsepuna, mille ma sain Maria advendikalendrist eile. Aga jõuame veel, jõuame. Ausalt öeldes ma ei viitsi praegu Red Bulli advendikalendrit avada, ma ei kavatse täna nagunii kofeiini juua. Et annan täna kehale puhkuse kofeiinist. Nii et saame homme avada 2 ust. Aga kuidagi on juhtunud niimoodi, et kell on 3 ja ma ei ole söönud täna. Nii et lähme vaatame, mida ma süüa saaksin. Kui ma juba siin köögis olen, siis tahtsin teiega ka jagada muljeid sellest Lidli jõulukohukesest. Ma tegin tegelikult TikToki ka siukse taste test video, kus ma proovisin erinevaid neid deluxe sarja tooteid Lidlist. Aga ma olin täitsa positiivselt üllatunud. Alati mulle need jõulumaitselised asjad ei meeldi. Et ma ei tea, kas ma siis ei ole nagu nii suur piparkoogi fänn või milles see asi on, aga selle kohta pean ütlema, et see oli tõesti hea ja see mandariini moos siin sees sobis siia väga hästi, ta oli nagu väga jõulusa maitsega. Et need vürtsid siin sees andsid siukse mõnusa jõulumaitse. Ja siis teine asi, mis mul väga meeldis, olid siis need apelsini viilud tumedas šokolaadis ja tegelikult ma ei ole nagu kõige suurem tumeda šokolaadi fänn, aga kuidagi nagu see kooslus oli väga hea. Ma tegin endale ühe korraliku English breakfasti. Siin on 2 muna, beekonit, juustusai ja baked beans. Nii et selline on minu esimene söögikord täna. Tahaks midagi magusat ja mõtlen, et prooviks need ära. Päris hea. Ei ole nagu liiga magus. Siuke jogurtine, natuke happukas, natuke magus. Aga jah, ta ei ole nagu liialt tugeva maitsega, et ikkagi see pähklisus on põhiline maitse. Täitsa hea, aga ma tunnen, ma tahan praegu midagi rohkem magusat. Ja mul on poolik geisha tahvel. No vot, siin ta mul on. Ja siin mul on alles 2 riba ja 1 tükk. Nii hea. Täna ma ausalt öeldes ei plaanigi kodust välja minna. Täna on siuke chill õhtu ja täna ma teen uuesti seda jõulutoitu, mis ma tegin siin mõned päevad tagasi. Peika tuleb minu juurde ja aga seekord ma tahan kartulit teha natuke korralikumalt, et ma koorin need ikkagi ära ja võib-olla maitsest on veits teistmoodi kui eelmine kord, kuigi päris head olid. Aga jah, nii et millalgi varsti peaks ettevalmistused õhtusöögiks tegema või no ma tahakski lihtsalt need kartulid nagu valmis teha, et saaks üli lihtsalt nagu ahju visata. Ma käisin siin üks päev Ülemistes üleelava ja siis ma ütlesin, et ma läksin tegelikult nagu selle pärast ka Mojitost seda kasukat vaadata, mis oli mulle sealt silma jäänud ja aga seda ei olnudki enam koha peal. Ja siis nüüd ma läksin netti vaatama ja Mojitos ja Reservedis on mõned kasukad, mis jäid silma. Ja nüüd ma mõtlen, et kas ma telliks, kuna tegelikult nagu netist on ikkagi seda kuidagi kasuka kvaliteeti päris raske hinnata. Eks nad piltide peal on ikka nagu
noh, näevad pigem head välja, aga siis mõnikord päris elus see karv on mingi veider. Igatahes Mojitost oli see kasukus, mida ma vaatasin ja see on praegu 10% alinetud, noh, mitte väga suur vahe, aga 89 €, mis ei ole üldse halb hind. Aga siin Mojitos on veel teine ka, aga võt see on niisugune, et ma ei saa täpselt aru nagu, kuidas ta nüüd on siis selline. Ja see on 74 € ja siis Reservedis oli ka üks tumepruun, mis tundub ka ilus. Selline. Ja ma olen nagu, et kas ma tellin need kõik, vaatan need kodus üle ja siis saadan tagasi need, mida ma ei taha. Samas see tundub ülitüütu, ma ei ole tavaliselt see, kes nagu tellib lihtsalt, et mingi vaadata ja et ma juba alguses tean, et ma saadan midagi tagasi, et ma nende tagastamistega ei viitsi tihti tegeleda. Aga koha peal lihtsalt ma ei näinud neid, ma käisin nii Reservedis kui Mojitos ja seal ei olnud ja noh, ongi neil mõlemal on e-poes ikkagi nagu suurem valik. Reservedis on kood -20%. See Reservedi oma 80 € muidu. Igatahes ma ei tea, aga ma võiks selle täna ära otsustada. Ja siis need jõuaks äkki järgmise nädala lõpuks kohale ka. Issa, mul tuli praegu meelde, et täna on 3. advent. Aga ausalt öeldes need advendid minu jaoks otse, et midagi ei tähenda. Ma tahtsin teiega jagada ühte suurt tellimust, mis tuli mul niimoodi 2 karbis. See on suur Joiki tellimus ja see osa videost on koostöös Joikiga. Siin võib-olla on mõni kingitus ka mõnele mu lähedasele, võib-olla ei ole. Aga igal juhul on ta kaida selle kingituse mõttega, et võib-olla kui sa oled, minu jaoks on see juba hilja peale jäämine, kui sul praegu ei ole kingitusi inimestele. Et kui sa oled minu mõistes hilja peale jäänud, siis äkki mõni hea idee veel siit, et midagi kodumaiselt brändilt, mis jõuab ka kohale, isegi kui sa tellid ja samas Joiki tooteid müüakse ka paljudes poodides. Nii et hakkame aga vaatama, mida ma sealt Joikist tellisin. Ausalt öeldes ma tegin selle tellimuse mõnda aega tagasi ja ma täpselt ei mäleta, mida ma endale mõtlesin siit, aga ma arvan, et seda ma mõtlesin küll iseendale kinkida. See on siis Joiki Home and Spa kinkekarp. Ja nüüd siin sees on. Siin on see Oh Christmas Tree, lõhnaline küünal ja kodulõhnastaja. Kuskil ma rääkisin küünaldest ja talveküünaldest ja kõige rohkem soovitati kommentaarides just seda Joiki kuusepuu lõhnalist küünalt ja kodulõhnastajat. Tegelikult olen ma seda juba varem nuusutanud ja isegi minu arust seda varem välja toonud, et see on kõige realistlikuma kuuselõhnaga küünal, mida ma olen üldse kunagi nuusutanud. Ja see on kuidagi, see on nii ehe. See on midagi nagu lapsepõlvest tuleb meelde, sest et lapsepõlves oli päris kuusk ikkagi kodus. Et ausalt öeldes ma tahan selle tõesti kohe ka põlema panna. Ja mul ei ole seda endal varem olnud, ma olen lihtsalt seda poes mitmeid kordi nuusutanud, ma olen seda üritustel nuusutanud, et kui sul ei ole päris kuuske, siis see on kõige lähedasem asi, mis sa sellele lõhnale saad. Ja issand jumal, kui ma veel panen selle lõhnastaja ka siia elutuppa, siis mul nagu olekski ju kuusk ja vaadake, kui ilus lihtsalt. Siia käivad siis need musta värvi. Ma ei saa neid praegu kohe siit välja, aga need pulgakesed käivad sisse. Ja nii palju, kui mul on kogemust Joiki kodulõhnastajatega, siis sa ikka tunned seda lõhna ka, et ei ole see, et paned ja mõtled, et no, üldse ei tunne. Et siit ikkagi tuleb korralikult seda lõhna ka. Kui ma siin teile ära näitan oma tellimused, siis kohe paneme küünla põlema ja kodulõhnastaja ka ülesse. See on kui excited ma olen sellest. Ja see on minu arust jõulude ajal ka tore kingitus kellelegi. Et selline hästi nagu, ma kujutan ette, et võib väga paljudele inimestele meeldida, sest et ta ei ole mingisuguse tehisliku, keemilise lõhnaga, vaid see ongi nagu kuusepuu lõhn ja minu teada kõikidele inimestele meeldib kuuselõhn. Siis, kas te olete nuusutanud neid Joiki aprikoti ja freesia lõhnalisi asju? Maria ostis endale millegi selle kehasprei
selle lõhnalise. Ma teen selle lahti. Esiteks nii ilus kinkepakend, see on ka siis kingipakk. Ja siin on siis sees aprikot ja frees ja dušikeel ja kehakreem. Nii hea lõhnaga, et kui sa tead kedagi, kes hindab sellist head aroomi, ilusaid pakendeid ka, no lihtsalt vaadake seda pakendit, siis on ideaalne kingipakk, pluss need on 2 sellist asja, mis lihtsalt ühel naisel kuluvad ära. Et dušikeel ja kehakreem, no sa ei saa väga valesti minna nendega. Ja ma ütlen, see lõhn on lihtsalt imeline, selline nagu mahlane, natuke magus, puuviljane, aprikoosine, et hästi hea lõhn ja tõesti väga ilus presentatsioon ka. Nii, ja teeme teise kasti lahti. Oi, kui põnev. Oi, kui põnev. Oi, nad on siia veel mingisuguse üllatuse pannud mulle. Oh my god. Ma ei mäletanud, et see oli ka selles tellimuses ja see on ideaalne, kes te olete siin viimaseid vloge vaadanud, siis te teate, et ma olen kurtnud selle üle, et kui ma gua shaatan, siis see näoõli, mis mul praegu on, selle lõhn, no ma ei suuda seda kasutada, sest selle lõhn mulle üldse ei meeldi. Ja siin on mul praegu Joiki Reboost kollageeni Skin Plumping Oil Serum. Teate, teeme selle kohe lahti. Siis ma saan just seda kasutada, õliseerum. On super ju. Selline ilus pakend. Joikil on minu arust väga sellised maitsekad need pakendid. Et see ühtne stiil. Ja kõik näeb alati väga ilus välja. Oi, kui niisutav. Mu nahal on praegu sellist asja väga vaja. Isegi kui me selle guashaatamise välja jätame, siis oh my god. Sellel ei ole mingit tugevat lõhna, et mingit lisatud lõhna siia kindlasti ei olegi pandud. Ja ma tean juba, et mu näonahk tänab mind selle eest. Ja kedagi teist silmas pidades tellisin ma veel nende sellest samast Reboost kollageeni sarjast siis sellise päevakreemi ja siis öökreemi. Sellised näevad välja. Jällegi minu arust nagu asi, millega ei saa väga valesti minna, eriti kui inimene, kellele sa kingid, on ikkagi 30+, siis igasugused sellised kollageeniga asjad, need lihtsalt sobivad. Sellepärast, et peale 25. eluaastat meie keha toodab aina vähem kollageeni ja igal juhul tuleb see kasuks. Ja mille üle ma olen väga elevil. Joikil tuli välja selline erikollektsioon siis neid kodulõhnastajaid. Ja ma võtsin 2 kodulõhnastajat, üks on siis Cashmere and Sandalwood ja teine on White Tea and Neroli. Kõlavad mõlemad väga hästi, näevad väga ilusad välja. Ja nüüd on aeg nuusutada. Nendel on siis sellised need pudelid. Väga ilus, selline luksuslik näeb välja. Oh my god! Mul ei ole praegu sõnu. Issand jumal, kui hea lõhn. See on nagu midagi luksuslikku. See on instantly, kui ma selle oma koju panen, ma olen mingisugune bougie daam. Rikas. Väga hea lõhn. See on nagu sa astuksid sisse mingisse väga eksklusiivsesse kallisse poodi, kus nad on pannud mingisuguse lõhnastaja, mis loobki seda meeleolu. Ja täpselt selline see tuleb mul silme ette. Mingi väga maitsekas pood või parfumeeria, miks mitte. Ja oh my god, see oli mul nii hea valik. Siin on kardemoni, nelki, patšulit, seedripuu, iiris, sandlipuu, valge muskus, merevaik. Siin on nagu seda puidusust, aga siis samas midagi sellist nagu sooja ja no ma ei oska seda muud moodi kirjeldada kui luksuslik. Vot see on idekas kingitus kellelegi, kes on kolinud, ma ei tea, uude koju või keegi, kes on lihtsalt natukene selline bougie. Wow.
aga noh, praegu ma ikkagi panen endale selle kuusepuu. Nii et see ootab seda aega, kui kuuski enam kodus ei ole. Siis ma panen selle. No nii. Ja nüüd siis see white tea enne rooli. Hästi värske. Siin on siis virsik, nerooli, valge tee lehed, apelsini õied, roos, jasmiin, muskus, valge puit, tonkavaad. Seda jasmiini ma tunnen siit kohe. Mulle väga meeldib jasmiin lõhnades. Apelsini õied meeldivad ka. Väga eri nagu vibe'i on need kaks. See teine oli siuke sensuaalsem, see on midagi sellist nagu elust pakatav, värske. Kevadel panna see tuppa. See on nagu jah, selline nagu kevadine varahommik, natuke karge ja samas selline, et noh, nagu ma ütlesin, elust pakatav, et kõik nagu puhkeb õide. Oi, kui hea. Ma mõtlesin, et ma annan ühe nendest äkki kingituseks kellelegi, aga praegu mul on küll selline tunne, et ei kannata anda, et endal on vaja neid. Vau, kui ägedad lõhnad. Ja see kodulõhnastaja on ka minu arust üsna hea kingi idee. Okei, natuke seal on seda, et kellele mis lõhn meeldib. Aga no näiteks nende kummagagi, ma arvan, ei saa väga valesti panna. Et need on lihtsalt head lõhnad. See on üsna universaalne kingitus. Aga mul on siin veel midagi. Yoiki Fragrance Mist Gift Set. Vaadake, kui nunnu. Issand, ma üldse ei teadnud, et neil siuke asi on. Praegu ise panin selle siia tellimusse ja lihtsalt nagu ei mäleta, aga ma tõesti arvan, et nad ise lisasid selle siia. Kui mõnus, kellele meeldivad magusad lõhnad. Ma ei tea, kas neid kõiki saab eraldi. Igatahes. Siin gift setis nad on. Magus vanilli. Noh, siuke ehtne vanilli. Siis siin on see aprikoos ja freesia, millest ma juba rääkisin. Sweet Escape. Issand, see meenutab mulle ühte kehaspreid, mida ma noorena kasutasin. Nagu oleks mandariin ja vanill kokku pandud. Siuke natuke troopiline. Magus. Ja siis Sunset Serenity. Apelsini õit jasmiini tunnen selles. Vau, kui lahe gift setta. Nii nunnu. Igatahes selline oli see minu tellimus Yoikist. Et kellel on huvi, siis ma lingin kõik need asjad, mis minul siin kastides olid. Lingin alla. Et mine ja tuula nende kodulehel ja võib-olla leiad kellelegi sealt ägeda kingituse. Oma saadega paneme nüüd need kuuselõhnalised asjad üles. Mul ei õnnestunud kahjuks praegu seda toalõhnastajat lahti saada. Seda korki sealt eest ära saada, nii et Peika peab aitama sellega ja siis ma saan sellega panna kuskile siia. Ma arvan, ma panen telekakapi peale. Väljas sajab mingit lumetaolist asja. Nii hea, sealt Yoiki küünla ja kodulõhnastaja setist ma sain siukse musta künkekarbi. See läheb kindlasti kasutusse. Järgmise päevaga ei saa siin. Ma lõpetan täna siis selle vlogi ära. See tuli väga lühike ja mul ei olnud lihtsalt väga palju midagi näidata, et tegin mingeid tööasju, neid pole mõtet näidata ja jah, vastan lihtsalt paarile küsimusele. Sellele ma tegelikult vastasin eelmine aasta ka, et mis on kõige parem jõulukink, mis ma saanud olen. Selles suhtes mulle nagu väga ei meeldi see küsimus, et ma pean nüüd nagu järjestama
kingitused nagu, mis ma olen saanud, kuigi tegelikult ju kõik kingitused on väga toredad ja kõigisse on alati läinud hoolt ja mõtet. Ehk siis selles suhtes see on natuke siukene, aga nagu ma ka eelmine aasta vastasin, siis ka seekord ma lähtun sellest, mis on nagu võib-olla siis kõige rohkem mu elu muutnud. Ja lihtsalt igaks juhuks veel ütlen, et ma olen mega tänulik, sest ma olen oma elu jooksul saanud väga häid kingitusi. Aga üks kindlasti, mis oli kõige elumuutvam, olid kunagi mu vanematelt siis need meigilambid, mis mul tänase päevani siin kodus on. Et kõigepealt ma hakkasingi oma mingid tutorial videosid ja meigipilte tegema just nende tuledega. Üldse nagu nende tuledega kindlasti mu meigi tegemine läks ka järgmisele tasemele, et ma actually nägin, mida ma tegin. Et ennem seda mul mingit head valgust polnud kunagi olnud. Et see kindlasti aitas mind nagu ka lõppkokkuvõttes tööalaselt. Ja teine kingitus, mis ka on mu vanemate poolt, on Dysoni tolmuimeja. Et seda ka, issand, kas see on mul 2 aastat olnud? Jah, 2 aastat minu arust on olnud ja seda ma pidevalt kasutan. Väga meeldib, olen rahul, võtab vähe ruumi kodus. Et jah, need on nagu sellised suured kingitused, mis tulevad kohe meelde. Aga teine küsimus, mille ma välja valisin, oli, et kuna sa üks päev tegid kaarte, siis küsimus tuleb sealt. Kas sa tahaksid veel osata või juba oskadki nii-öelda oma kätega midagi valmistada? Näiteks heegeldada või kududa. No eelmise aasta vlogmas siis ma seda heegeldamist korra proovisin vist viimases vlogmas videos või eelviimases, ma ei mäleta. Mul oli kogu aeg see mõte, et ma tahan heegeldada ja siis ma lihtsalt nagu ei jõudnud selleni. Või lõpuks siis jõudsin. Aga heegeldamisega ma arvan, et ma täitsa saan nagu hakkama, eriti kui ma võtan mingi video ette ja mulle meeldib see. See kuidagi nagu läheb kiiresti edasi ja on lihtne ja siuke mõnus tegevus. Kusjuures tahaks praegu ka heegeldada, aga ma ei ole suutnud välja mõelda, mida ma võiks heegeldada. Ja mulle ikkagi meeldib nagu sihipäraselt midagi teha. Igatahes mul on see sama lõng alles ja see heegelnõel, nii et ma saaks nagu midagi sellest teha. Mida võiks osata, oleks kudumine. Et jah, kunagi koolis sai kootud, isegi ju sokki kudusin, kindad kudusin endale, aga no see oli alati vanaema abiga. Seda kanna osa ma küll sokil ise ei teinud. Ja kindal ka, ma arvan, see labakinnas on ju see ots läks nagu kolmnurkselt niimoodi nagu saate aru küll. Igatahes seda osa ma ka minu arust ise ei teinud. Ehk siis ma praegu ütleks, et kududa ma ei oska või mul oleks vaja nagu korralikult meelde tuletada. Aga mõtle, kui äge oleks, kui oskaks endale mingi kampsunit kududa. Oh my god! Ostaks mingi üliägeda lõnga ja kooks endale üliägeda kampsuni. See oleks väga vinge, aga see tundub liiga palju tööd, et seda õppida. Nii et ma nagu, see on siuke, et oleks äge, aga ma ei näe praegu lähiaastatel ennast õppimas kudumist. Et võib-olla kunagi tulevikus. Sest tegelikult oleks küll äge olla kunagi tulevikus selline vanaema, kes oskab kududa, kes oskab sokke kududa ja kindaid. Kuna mu enda vanaema oli selline, siis see on ka nagu selline hästi armas soe mälestus vanaemast, et alati ta meile sokke kudus, villaseid sokke. Ja see oli väga armas. Tegelikult oleks äge, kui oskaks veel paremini joonistada. Saaks võib-olla hoopis nagu illustraatorina töötada. Et siuke asi oleks väga lahe, aga praegu see ongi sellel tasemel, et ma teen aastas mõned jõulu- ja sünnipäevakaardid võib-olla ja sinna see jääb. Et see vajaks kindlasti käe soojas hoidmist, oma stiili välja harjutamist, et praegu mul ju mingisugust oma stiili ei ole, ma lihtsalt teen midagi, mida ma kuskil internetis näen. Igasuguseid asju on äge, kui osatakse oma kätega teha. Ja siuksed kunstivärgid mulle meeldivad ka. Aga jah, kõige praktilisem oleks, kui ma oma elu jooksul ikkagi õpiks selle kudumise kuidagi või taas õpiks kudumist. Et ma arvan, see oleks hea. Ja üks küsimus veel, mis mul praegu pähe tuli, mida mul ei ole screenshotitud küll, aga keegi küsis, et kui ma ei teeks oma praegust tööd, siis mis oleks minu top 3 valikut või et mida ma tööna teeks.
ja kui ma lähtun ikkagi nagu sellest, mida ma tean või mis mulle meeldib, siis no kõige tõenäolisem oleks, et ma töötaksin turunduses. Et kuna sellel alal ma ka varem töötasin ja see on ka minu haridusega seotud ja mulle tegelikult meeldib turundus ja noh, praeguseks mul on ka siis nagu sisuloojana kogemust palju sellel alal, et siis ma lihtsalt nagu kõige naturaalsemalt kujutaksin ette ennast selles vallas. Teine mõte oleks koolitaja, meigikoolitusi. Mulle väga on meeldinud teha, lihtsalt praegu ma ei ole selleks enam aega leidnud, sellepärast tahangi online meigikoolitusi välja anda, aga muidu mulle tegelikult väga siuksed üks-ühele meigikoolitused on meeldinud. Et mulle meeldib inimestega suhelda ja see on valdkond, kus ma tunnen ennast tugevana ja kui ma saan edasi anda oma teadmisi teistele, siis see on nagu kindlasti mulle selline rõõmu pakkuv asi. Et jah, siis ma tahaks tegelikult, ma isegi mingi aeg mõtlesin sellele, aga no ma lihtsalt ei jaksa kõiki oma ideid ellu viia. Ja ma arvan, et kõiki ideid ei peagi ellu viima, aga muidu, et jah, üks-ühele meigikoolitused meeldivad, aga tegelikult oleks äge teha ka mingid tüdrukute õhtuid, sünnipäevasid niimoodi, et olekski mingi oma ruum, kus on nagu kõigil peeglid ja siis saaks ükseid nagu mingid grupi evente nagu teha ka, kuna mulle meeldib siuke ürituse korraldus ka veidi ja siuke õhtujuhtimine, et siis ma saaks need kõik nagu kokku tuua, et anda edasi praktilisi teadmisi, lahutada natukene meelt ja mingi siukene fun kombo kõigest sellest. Et jah, meigikoolitajana mulle meeldiks ka töötada. Jumestajana see oleks kindlasti nagu selline varuvariant, et kui midagi muud ei ole, aga seda ma olen kunagi teinud ja see ma ei tundnud, et pakuks mulle nagu nii suurt rõõmu. Et jah, see oleks pigem siuke backup plan. Ehk siis 2 tükki olen öelnud, 3. jällegi asi, millele ma olen päriselt ka mõelnud, aga lihtsalt ei ole nagu jõudnud selle teostamiseni ja kes teab, kas üldse jõuangi. Et mulle hästi meeldivad pulmad. Pulmad on nagu nii äge kontseptsioon, seal me tähistame 2 inimest, kes seovad ennast üksteisega on ju ja nagu see on selline ülimalt positiivseid emotsioone täis päev. Ehk siis ma tahaks olla osa kuidagi sellest korralduslikust poolest ja kõige enam ma näeksin, et ma saaksin olla siis pulmades sisulooja. See on nüüd selline uuema aja amet. Aga et lisaks videograafile ja fotograafile võetakse siis sisulooja, kes põhimõtteliselt filmib ja pildistab nagu sinu sõber sellel päeval ja sa saad need materjalid samal õhtul või järgmisel hommikul kätte. Et telefoniga content, väiksed videoklipid, pildid ja noh, ma tean, et osad nagu pakuvad selle paketi sees kohe mingid valmis tehtud riilse, et saad kohe postitada nagu, et kuna ma olen sellest tugev selles vallas ja mulle väga meeldivad pulmad, siis see on nagu nende 2 asja sidumine ja ma arvan, et ma oleks sellest päris hea, et silma mul on. Aga sellega tänaseks lõpetan ja jätke ikka põnevaid küsimusi alla. Aga ma unustasin, see video ei lõppe veel päris siin. Ma loosisin välja siis nii Medironi loosivõitja sealt koristusvideo alt kui ka lasin siis Google'il valida ühe suvalise selle nädala video, mille alt valisin võidukommentaari. Ehk siis tuli Vlogmas 11. päev video ja sealt alt siis selline kommentaar, panen siia ekraanile ka. Et nendele mõlemale kommentaarile YouTube'is vastasin ja loodan, et need inimesed näevad seda. Ja juba homses videos näitan siis järgmisi advendiloosi pakke, seal on kohe mitu neid. Nii et lõpus läheb siis võiduvõimalus ainult suuremaks, sellepärast et kingitusi on rohkem. Aga nüüd ma lõpetan päriselt, nii et tšau!